Mina olen nüüd sisse astunud Kuressaare muusikakooli väravast, täpsemalt Joosep Aaviku nimelise Kuressaare muusikakooli väravast ja ma olen väga palju ja usun, et nii mõnedki teie hulgast linna peal ringi liikunud ja ikka näinud seda muusikakooli suurt hoonet, aga täpselt ei teagi, mis siin majas sees toimub. On kindlasti suur hulk inimesi, kes mitte kunagi ei ole oma jalga muusikakooli väravast või uksest sisse pannud. Aga täna olen tulnud tegema videotuuri ja tahangi teada, et mis siin majas tehakse, millised ruumid siin on ja mida siin muusikakoolis siis Kuressaares üldse õppida saab, nii et vaatame, kuidas direktor meid vastu võtab. Siin Kuressaare muusikakooli hoovis on selline Peeter Süda kuju ka, et kuidas on Peeter Süda üldse muusikakooliga seotud? Ütleme, üks ühele seotust ei olegi, välja arvatud see, et tegemist oli oma aja üks tunnustatud ja tuntud muusikuga. Aga nii palju küll, et ta Tallinnas oli õppejõuks kõrgkoolis ja näiteks Joosep Aavik, kelle nime me praegu kanname, sai tema juures 1 aasta õppida, ennem kui Peeter Süda nii-öelda ta ju noorest peast juba lahkus siit ilmast. Aga üks aasta ta sai meie Joosep Aavikut õpetada, ütleme nii. See muusikakooli hoone, kui siit väljast vaadata, on ka päris suur selline, et mis siin majas veel kui nagu olnud on? Siin on väga erinevaid asju olnud. Tegelikult meil on praegu üks maja, aga ta koosneb nii-öelda 2 majast. Nagu näha, see tagumine hoone, seda võib nimetada Kõljela kojaks. Sellepärast, et mõisnekud, kes nad olid, puksövdenid, see hoone kuulus puksövdenitele ja siis, kui härrased tulid nii-öelda linna maalt, siis oli koht, kus oma hobuseid hoida ja kus ise viibida ja ühesõnaga, see oli nende residents. Nendel oli siin veel maju siin linna peal. Aga teine on ka väga varasest ajast. Minu meelest on siin ka ikka see kusagil 18. sajandesse läheb. Ja esimesed omanikud omasid ka seal nimesi Fon ja nii edasi. Mul on kodulehel veel tegelikult täpsem informatsioon selle kohta olemas. Siin on ka mingil ajal Nõukogude ajal olnud Põllumajandusministeeriumi osakond ja erinevaid kohti. Aga siis, kui see Tolli tänavat hakati laiemaks tegema, et suuremad autod nii-öelda läbi mahuksid, siis tehti siin selline vigur, et sealt poolt lõhuti nii-öelda maja siis väiksemaks, selleks, et tee laiemaks saada. Ja siis enam-vähem mitte sama võrra, vaid natuke siis tõsteti jälle siit poolt maja edasi, ehitati niimoodi, et oleks nagu maja nihutatud, aga lihtsalt võeti ühest otsast jupp maha ja teisel tehti jupp juurde. Ja siis ühendati need majad omavahel ära. Ja nüüd on meil selline suur uhke maja olemas. Täna see klaasis selline vahekoridor, see sai valmis millal? See sai 10. aastal, 2010. Meil on elu näitab, et meil on sellised 30-aastased etapid. Kõigepealt Gustav Jõgi tänaval muusikakool alguses, kui ta muideks me oleme see aasta oleme jubilarid, me saame 75-aastaseks. Esimesed 30 aastat Vana Roomassaare teel, kui te teate veel seda vanat muusikakooli, mis asus Gustav Jõgi tänaval või? Noh, pole tähtis, 30 aastat. Ja siis 79 või 78 kolis muusikakool siia. Siis 30 aastat me toimetasime siin. Niivõrd kuivõrd hästi me siin olla saime, oli hallitust, oli niiskust, oli probleeme, kui palju. Ja siis tänu eurorahadele me saime teha remondi. See oli just buumi ajal, see tähendab, et me oleme väga õnnelikud selle üle, et see remont sai tehtud, aga see tehti nii-öelda buumi ajal, mis tähendab, et tal on, kui sa siin sees oled, siis sa tajud ka neid probleeme, mida nagu korda ei saanud. Aga siis meil tekkis see ilus kasvuhoone siia. Enne meil oli lihtsalt selline madal ala, läbiviik või koridor, kus olid veel kempsud. Nüüd enam siin kempse ei ole, aga sellest on suvel väga soe. Lähme siis vaatame siia majja sisse ka, et mida see maja siin endas peidab, mis ruumid teil siin on ja mis siin tehakse. Nüüd, kui külaline siia majja sisse astub, siis on nagu vene muinasjutus, et lähed paremale, lähed vasakule, võib ka üles ja võib ka alla minna. Ütleme, et kui vasakule lähed, siis pääsed hästi paljudesse harjutusruumidesse, kus õpetajad siis lastele tundi teevad. See pikk koridor on tehtud kõik boksideks. Ma panen siia natuke valgust juurde. Ja enam-vähem, kui ma siin ühte klassi näitan,
Siis on ka ettekujutus teiste klasside kohta olemas, et üks moment. Teil on siin hästi palju pilte seinte peal, mis pildid nüüd on? See on koostöö. Me teeme koostööd Kuressaare kunstikooliga ja meil oli selline, see on juba üsna mitmeid aastaid tagasi tehtud üritus, aga mõte oli selles, et andsime kunstikooli lastele nii-öelda originaalpildi ja siis oli lastel võimalus nii-öelda pilti naturist joonistada. Ja siis me panime väiksed märkused siia juurde, et kui laps siin tunnis ootab, et ei oleks sellist hambaarsti tunnet, et ma nüüd olen järgmine patsient, siis on võimalik siin siis ringi jalutada ja natuke värvilisemaid pilte vaadata ja vaadata, mis siin ilmas enne teda toimunud on. Minu meelest on see küll väga lahe mõte ja pildid nemad ju ilusad ja toredad. Me oleme ise ka väga rahul. See idee on läinud edasi ka paljudesse teistesse muusikakoolidesse, kes meil külas käinud on. Ja kes praegu videot vaatab, mõtleb, et huvitav nii vaikne, mingit muusikat kuulda ei ole, siis tegelikult kell on hetkel selline 11, meil on reedene päev ja õpilased pole veel tulnud teile. Lapsed nõuavad tarkust teistes kohtades, üldkoolides. Aga mis kell teil siis muidu tuleb siia õpilased? Kõige väiksemad pudinad tulevad siin 1.–2. klass peale 1. Ja kõige rohkem suminat on siin kusagil 3, 4, 5 ajal ja siis hakkab jälle vaiksemaks jääma, sest siis on juba lõpuklassid, võtavad siin pimedatel öötundidel tunde. Mis kellani koolipäevad käivadki? Noh, keskmiselt seal 7–8. Nüüd meil tõsteti tunni aegu edasi üldkoolides, et see lõkkub siin 15,5 tunni järgi veel edasi, ma ei tea. Eks näis, kogu aeg on kõiki muutuses. Ja topeltuksed? Topeltuksed. Et keegi kedagi segama ei hakkaks? Jah, selle segamise eest olitseb meil ventilatsioon, aga seintest otseselt küll mingisugust segamist ei tule. Ja nagu näha, sellised meie ruumikesed siin on. No üsna pisikene ruum on ikka. No mõned on ka suuremad, aga ütleme, et sellise tunni tegemiseks suuremat polekski tarvis. Kui ma siin näitan praegu, siis need osad, mis on jäävad nii-öelda vanasse aega, me üritasime neid ikka säilitada, et see paekivi on ilusti näha, kuidas ta siin hingab. Siin on pidevalt niiskust tuleb läbi. Kui ma sõrmega puudutan, siis sõrmeotsad lähevad kohe valgeks, et siin see liikumine kogu aeg toimub ja ventilatsioon siis tõmbab selle välja imbunud niiskuse kohe vupstik endasse. Niimoodi, et meil siin talvekuudel on isegi pigem kuiv nüüd. Ja see on siis Natalja Laht, kes siin ruumis toimetab õpilastega? Ütleme kõige pikem maja, et meil üritame niimoodi teha, et niimoodi nimelisi klasse nagu ei oleks, aga elu näitab, et jah, et üks ruum on suuremas osas nagu ühe õpetaja käsutuses. No, võiks öelda, et kui siin ruumis on selline klaveriõpetus toimub, et see võiks siis olla ka kõige suurem ruum, mis klaver on vast kõige suurem pildeema. Jah, aga neid klavereid meil on palju. Mitu klaverit on vaja? Üks ja kõik, kui palju, seal on 20 alla, kui mitte rohkem. Täpselt klaverite arvu oskab teil ütelda meie klaverite eest hoolitsev Veiko Lehto, meie õppejuhataja. Siin on näiteks flöödiklass. Klaver on ikka sees, aga siin toimuvad meil flööditunnid. Kas klaver peab siis igas ruumis olema? Ideaalis oleks küll vajalik, sellepärast, et ka flöödilapsed tahavad ju mängida koos kellegiga ja järelikult on vaja kontsertmeistrit, järelikult on vaja ühte kas tublit klaverilast või õpetajat, kellega koos on võimalik musitseerida. Kuna klaver on kallis, siis need on nii-öelda õndsast nõukogude ajast veel, kui oli võimalik nii-öelda klaverit saada sealt Estonia klaverivabrikust. Nüüd on neid võimalik ka saada ainult lihtsalt sellise hinna eest, mis meie kohaliku omavalitsusele enam amas ei hakka peale. Aga nende klaverite seisukord, kui need nii palju siin ka on, et on see selline nagu rahuldavas korras kõik või on hädasid ka juba? Talutavas. Selles mõttes, et rahuldav on ikka palju öelda. Ja selleks, et nüüd seda remonti teha, see on jälle väga kallis. Aga no, õnneks meil on olemas Veiko, kes vähemalt hoiab pillid hääles. Ja kuna see õhuniiskuse liikumine siin toimub pidevalt, suvel on ta siin kõrge, seal 70–80% õhuniiskust.
talvel ta läheb seal 30% peale, siis võite ette kujutada, kuidas see poit siin hingab kogu aeg, paisub, tõmbub kokku ja iga kord, kui see paisumine või kokku toimub, lähevad ju kõik pillid häälest ära. Niimoodi, et häälestama peab seda aastas ideaalselt kusagil 4-5 korda, aga no ütleme, et me saame kusagil 2-3 korraga hakkama. Niimoodi, et siin paljud õpetajad lepivad ka seda natuke pisut häälest ära klaveriga. Kogu aeg ei jõua. Aga mis see lahendus siis oleks? Lahendust polegi. Lahendus oleks see, et meil oleks hästi palju raha ja tuleks tekitada korralik nii-öelda niiskust jälgiv süsteem. See on ka väga kallis. Saaremaa muuseumis käisin videotuuri tegemas, nendel olid igasugused andurid ja asjad seal, mis kõik õhuniiskust kuidagi kontrolli all hoiavad, et teil umbes midagi taolist oleks siis vaja? Jah. Peaks olema, aga kui kõlab sõna muusikakool, siis ta lihtsalt ei anna sellist tunnet peale, et sellesse tuleks nii palju investeerida. Ainuke koht, mida praegu tean, mis on väga ägedalt tehtud, on Muba. Kus on need tingimused kõik täidetud ja nagu te olete tähele pannud, ka meie ajakirjandust on välja käinud lauseid, et kas ikka oli vaja sinna investeerida, kas ikka oleks pidanud seda niimoodi tegema. Tegelikult oli vaja. Vähemalt üks koht, kus midagi normaalselt on. Seda on nii kihvt vaadata, kui sa Muba aknast välja vaatad, kuidas sul trammid ja trollid mööda sõidavad ja lihtsalt näed, et ta läheb. Terve maja on pukside peal, et see vibratsioon edasi ei tuleks. Nii, aga lihtsalt näidata natuke boheemluslikumat keskkonda ka. Siin on meil näiteks puupuhkpillide õpetaja Matis toimetab. See on väga huvitav ruum, meile meeldib. Siis kui 2010. aastal seda renoveerimist tehti, põhimõtteliselt meil alles jäeti ainult seinad. Põrand, lagi, kõik võeti üles ja jäid ainult need vana aja müürid. Ja siis uuesti tehti uus põrand ja uus lagi ja teine korrus ja siis siin seina seest tuli välja ka üks aken, mida ennem ei olnud. Et kas meenutab midagi Pinocchiost? Vanaisa Papa Carlo kamina koht, eks ju. Seda akent, see võeti kauesti lahti ja pandi spetsiaalselt siia nüüd uus raam, et oleks lasta siis olla, kui ta kunagi oli. Et väga kihvt koht selles mõttes. Ja siin on ikka värki. Siin on värki. Iga ruum on muidugi natuke õpetaja nägu, aga ma kujutan ette ka, et see peaks olema väga suur pedant või neitsi tähtkujus sündinud inimene, kes suudab kogu seda värki hallata niimoodi, et see näeks kuidagi teistmoodi välja. Siin on hästi palju, ma vaatan igasugused sellised paberid asju, et kas sükksel, ütleme, kogenud muusikul vanal tegijal kõik käibki paberite peale, et ei ole tahvelarvutit ees või midagi, kus on kõik kuskil kaustades. Ütleme, et see tahvelarvuti on mõnes mõttes ikka selline uus asi, millega siis nii-öelda mõistus ja teadmine veel harjumust vajab. Teine asi on see, et antud hetkel selleks on siin nii palju paberit, et Matis tegeleb ka orkestritega. Sa pead tegema seadeid, sa pead neid jagama, sa pead neid toimetama, siis vanad, mis on ära mängitud, tuleb kusagil paigutada, et seda pabermajandus selles mõttes on temal oigu palju. Ja et sellist tööd teha, nagu öeldakse, ei piisa sellest, et su nimetus on õpetaja. Sul peab olema kutsumust. Vajadust selle järgi. Üks kena suur klass on ka siin on vaskpuhkpillid siin otsas. See on siis Karlis Saaram praegu siin toimetab. Et ruumi on natuke rohkem, et poistel ikka õhkkopsudest saaks läbi käia mängimise ajal. Siin on seinad ka kaetud sellise vähem kajava materjaliga. Jah, ta võtab nagu seda, täpselt võtab seda kaja, võtab nagu vähemaks. Ja sellised krobelised seinad muidugi toetavad ka samat asja. Aga üldiselt kõik ruumid näevad väga ilusad välja. Ei saa kurta. Siin hakkavad need, mis nüüd on. Ma rääksin, et meil on kogu aeg need muudatused toimuvad 30 aasta tagant. 2010, 2025. See tähendab, et pool teed on käidud. Kui me jätkame samad mustrit ja algoritmi, siis meil on 15 aasta pärast on vaja midagi suuremat siin toimetama hakata. Aga vanasti oli näha, millised seinad olid siseruumis. Kuidas see selline soojapidavus on sellel majal? Külm ei ole? Sellega on okei. Meil on
see toimub automaatika peal, pigem on see, et alati tahaks ütelda, et noh, et kas peaks selle eest nii palju maksma. Sellepärast, et sellised seinad, paekivist seinad, põhimõtteliselt üks tark insener, kui see maja siin renoveerimine käis ja sinna muinsuskaitse ei lubanud sellist soojustuskihti nii-öelda väljapoole panna. Isegi öelda, et pange sisse poole. No kes paneb sisse poole, see on täiesti imelik väljend. Pane soojustus sisse poole, mida need vaised seisad siis looduse keskel teeksid. Pidi võrduma tegelikult klaas seina läbilaskvusega, soojapidavusega. Niimoodi, et kas meil on siin nüüd need dolomiit, või dolomiit on vale, see paekivi või oleks klaassein, et me võime ka ütelda, et me elame siin nii-öelda kasvuhoone tingimustes. Paratamatult järelikult peab kütma. Ja seal, kus mängitakse viiulit või mõndad muud instrumenti ja meil ei ole võimalust nii-öelda sellist analoogpilli panna, siis meil on digiklaverit lihtsalt seal nendes klassides. Kumb parem on? Kas selline suur või väike digiklaver? See hea digiklaveri ostmiseks oleks ka juba palju raha vaja, aga need digiklaverid, mis meil on, siin on kusagil 1000–2000 eurosed. Need on raudselt viletsamad kui päris klaverid. Nii, et siin toimub siis selline individuaaltöö selle koridori peal. Kui me läheme nüüd teisele poole, siis me saame näha kõigepealt meie ees foajeed. Siin on meie kapikesed, kus lapsed saavad oma riideid panna talviti. Siin on meie 5-aastane tagune pilt meie töökast personalist. Kui tihti muusikakoolis õpetajad vahetuvad üldse, tuleb teil nagu noori ka peale? Alati tahaks rohkem, aga kui sa hakkad õpetajat otsima, siis ma käisin Kadi raadios rääkimas ja ütles, et muusikakooli õpetajate leidmine on meie mõttes on ikka täielik anomaalia. Et kõik reeglid ütlevad, et ei ole võimalik saada. Aga me ikka kuidagi oleme leidnud. Niimoodi, et isegi natuke piinlik valla ees rääkida, et meil ei ole võimalik õpetajat saada. Näe, saame. Meil tuli just uus klaverõpetaja praegu, Reet Filippov. Ta on nii-öelda Saaremaa juurtega, Kuressaare muusikakooli juurtega, toimetas üsna mitmeid aastat mandril ja nüüd tuli just tagasi. Väga hea õpetaja. See on meie saal, väga hea akustikaga, just nimelt selliste kammerlike kontserdite jaoks. Puhkpilliorkestri jaoks on seda kajasin liiga palju, aga kõik muu naturaalsed instrumendid on see ideaalne saal, väga ilus ja tore. Kas need seinad on punased siin nüüd toolide järgi valitud või on toolid punaste seinte järgi valitud? Seinte järgi on toolid tulnud, jah. See oli selle aja linnakunstniku mõte ja see mõte ei olnud jälle mitte otse tema peast võetud, vaid seal 18–19 sajandi ajal selliste neoklassitsistlikete majade sisiarhitektuuris pidavat olema see kombeks olnud. Fotograafid alati tänavad selle eest, et siin on väga rasked tingimused pilti teha. Kui palju kontserte siin saalis toimub? Iga kuu käib mõni kontsert? Mitte tasulisi, aga meil on ikka õpilaskontserdid, mõnikord on külaliskontserdid, et ikka toimub. Ja see ei ole mitte ainult ju kontserdite jaoks vajalik, see on ka laste jaoks vajalik, sest kõik enne esinemist on vaja teha veel saaliproovid ja see on suur asi, et kui sa oled harjunud õpetajaga siin kusagil omaette mängima ja siis äkki lähed rahva ette suurde saali, see paneb hoopis teised tingimused inimesele peale, psühholoogilised, et kui seal eelproovi ei tehtaks. Siin on meie kitarriklass. Nagu näha, see on meie eesruum, kus me hoiame oma vajalikku kola. Kõik on boheemlaslikult sassis, nagu peab olema. Me oleme ikkagi kultuuriinimesed. Kas kitarriklass on teistest nagu kuidagi nii kaugele eraldi toodud? Sellel on mingi konkreetne põhjus ka? Konkreetne põhjus oli lihtsalt selles, et see nagu sobis siia. Alguses enne, kui meil oli see remont, siis muideks see oli praegu direktori kabinet, niimoodi, et ma sain ka siin üsna mitu head aastat istuda selles samas ruumis. Ja siin oli õpetajate tuba. Aga nüüd on see siis nagu eesruum ja see on kitarriklass. Nagu näha, siis kui me siit edasi lähme, siis tegelikult see on muusikakooli kõige ilusam ruum.
siin on küll palju asju praegu, aga lihtsalt oma disaini poolest ettevaatust, et selle kontrabassi peale ei komistaks. Siin on praegu meie sümfonietorkestri dirigendi Eduardo pesa, kus ta saab neid partituure ette valmistada ja et selline kihvt ovaalne ümarruum. Siis kui 79. aastal ma nägin neid käsitsi joonistatud ja disainitud ruume nii-öelda kaardi pealt, mitte tegelikus elus pole seda juhtunud, siis siia oli isegi disainitud viiulivõtmetega ja lüüradega väga uhke söke koosolekulaud, et see oleks olnud söke väga pompöösne. Et hea, et ta kusagil pildi peal olemas on see ettekujutus vägevast muusikakoolist. Tänava poolt tulles on see nurk siin ilusti nagu näha. Siit aknast paistab vana postkontor, et siis inimesed saavad näha ka, et mis selle ukse taga on. Jah, siin on söke vaheruum, mis nii-öelda teoreetiliselt peaks nagu külma tagasi hoidma. Me oleme seda paar korda kasutanud, kus poisid on siis mingisuguse ürituse puhul, kui on, ma ei tea, kas kooli sünnipäev või mis ürituste puhul, et me oleme siin ka fanfaari mänginud, aga me peaksime seda kohta tegelikult rohkem ära kasutama. Nii, ja siit on näiteks, kui mina käisin muusikakoolis, siis oli see ruum koht, kus lapsed ootasid enne kontserdile minekut. Et ma mäletan, kui ma olin siin väike, siis ja nüüd sa pidid siit minema siis esinema. Et need on need saalitagused ruumid. Miks on selles mõttes kitarrile ka oluline, et kui siit nüüd läbi võimendijoost parajast ei mängita, siis kitarr on nii vaikne pill, et samal ajal on võimalik saalis ja kitarritunde nagu läbi viia. Kui siin oleks mingi puhkpill või klaver, siis nad hakkaksid kohe saali tegevust segama. Et edasi tuleb meil vana muusikaklass. Nii. Siin on üks Saksa demokraatlikus vabariigis tehtud klavessiin. Ja üldiselt klavessiini hääled tulevad tegelikult sellest pillist. Väga kaasaegne Roland. Pillidest ma nii väga palju ei tea, aga seda Rolandi kirja ma olen näinud küll väga paljudes kohtades pillide peal, et see on selline maailma tipp või ütleme nagu laia tarbekaup. Et... No ma ütleme, et ta on söke päris Audi ta pole, aga Volkswagen on kindlasti. Hea võrdlus, kõik saavad aru. Ma ei tea, kas see on hea võrdlus. Äkki ma oleks pidanud ütlema, et ta ei ole Maserati. Sest Audi on tegelikult ka vist üsna söke laia tarbekaup. No tegelikult ongi, ta on üsna kvaliteetsem, üks esimesi kvaliteetsemaid digiklavereid. Ta on ikkagi digiklaver, ta ei ole sünt. Ja. Ja siis on vanamuusika ajalugu on Tiiu on selles mõttes, Tiiu Maripu meie vanamuusika õpetaja on tubli olnud, et on ikka jäädvustanud enda tegevust koos lastega. Selle suure seinadega on üks kapp. Siin on palju tähtsat kola. Ma kujutan ette, et siin on kostüümid ja noodid ja pillid ja igasugust muud vanamuusika materjali ja alguses, kui me selle niiskuse pärast siin väga hädas olime, siis me mõtlesime, et kuidas saaks ikka seda niiskus siia tekitada, eriti talvel, kui ta hästi kuivaks läks. Pillid ju lähevad häälest ära ja löövad ennast lõhki ja siis me üritasime siia niisutajad sisse panna, aga siis jälle kukkusime teistpidi sisse omadega, et siis läksid keeled rooste ja väga raske. Kusjuures ei usuks seda, aga näiteks üks variant oli see, et me panime siia suure pesukausi, vett täis, no seal on vähemalt 2 ämbretäit vett sees ja siis panime radiaatori peale sökse käterätiku, et üks ots läks siis nagu vee sisse ja siis ta hakkas seda nagu tõmbama. Tänu selle soojale vesi hakkab ülespoole imbuma ja siis radiaator siis nagu kuivatas seda keskkonda siin. Ja ventilatsioon oli nii tugev, et me suutsime 2 päevaga oli see või pesukaus tühi ja suutsime 1% võrra tõsta õhuniiskuse taset. Ja mis see ideaalne selline õhuniiskuse protsent peaks siis olema? 40–60, see on söke normaalne. Aga probleem ongi selles, et talvel on 20-30
kuna ventilatsioon töötab, küttesüsteemid töötavad, temperatuuri näite ütleb, et jõle külm on, mis ette õues sisse tuuakse, kuidas selle temperatuuri alla saada. Lähevad mingisugused vardad punaseks, selleks, et see õhk ruttu soojaks läheks. Aga mis seal juhtub? Niiskus läheb kohe välja, kuiv õhk tuleb sisse ja selleks, et nüüd seda niiskuse taset säilitada, nüüd peab olema mingisugune teine suur kopsik, mis seda nüüd vastavalt seda ära läinud, ühesõnaga raha eest välja tõmmatud niiskus tuleb raha eest uuesti sisse pumbata. Topelttöö, eks ju? Nii on. Nii, siin on meie viiuliklass. Meie tubli õpetaja Laine Sepp, kes on poiste keelpillifestivali korraldanud. Siin on tema festivali ajalugu ilusti seina peal olemas. Kui kaua Laine Sepp teil õpetaja siin olnud on juba? Ta on meil kõige staažikam hetkel. Ma tean, et minu vanused poisid pisikestena käisid ka Laine Sepa no, mina olen ka Laine Sepa õpilane. Kui te tahate täpselt teada, siis ma võin teile isegi öelda, sest meil on nüüd juubel tulemas ja tänu sellele ma värskendasin oma teadmisi nende aastate suhtes ja näiteks Laine on õpetanud Kuressaare muusikakoolis 53 aastat. Tehke järgi. Müts maha. Ja ei ole plaanis lõpetada? Kuni tervist jagub. Selles mõttes on muusikaõpetajal üks hea tingimus on see, et kuni tervist jagub. Ja suhtlust. See teadmiste pagas jääb sinusse ja see 5-aastane roteerumine õpetajate maailmas ei toimi. See ei anna midagi uut. Aga uut annab see, et kõik oleks olemas. Oleks noori, oleks keskealisi, oleks vanemaealisi. Et see sümbioos on kõige parem. Nende piltide peal on siis meie muusikakooli lõpetanute ajalugu, et igaüks on võimalik ennast leida siit kusagilt pildi pealt, kes siin muusikakoolis käinud on. Ja ega siin palju muutunud ei ole. Võib-olla natukene on soeng teiseks läinud. Ma leidsin praegu ennast siit selle pildi pealt. Eriti tore on see pilt, kus ma mäletan veel seda tunnet, et kuidas ma kartsin siit alla kukkuda. Siin on ikka päris palju õpilasi peal. No ütleme, et kõige suuremad aastad on 200, kuni 250 õpilast, aga praegu me siin tilgume alla 200. Mõnikord 190, 195. Aga minu meelest see ei ole ka väga halb üldse. Ei ole. Kui me võtame elanike arvust, siis on niisugune stabiilne protsent. Et kui ma mõtlen selle peale, tänapäeva noored näpivad nutitelefone rohkem. Ja, ma näitan korraks õpetajate toa ka ära. Nii. Siin on meie õpetajate tuba, kus on võimalik siis kohvi võtta ja eriti olulised uudisid vahendada üksteisele. Kuna seltskond majas töötab 26 õpetajat, siis tegelikult me siin kõik ennast kokku ei too, et kui on vaja koosolekut pidada, siis me teeme seda ikka saalis. Ja on ikka omanimelised tassid. Ja, nagu te näete, meil oleme nüüd 75 aastased, see tähendab, et need klaasid on vastu pidanud 10 aastat. See oli nagu selle sünnipäeva kingitus õpetajatele. Tassid. Nii. Ja siit tulevad siis rivis edasi. See on õppejuhataja kabinet. Järgmine on direktori kabinet. Kuidas siis on? Kas siin majas on direktori kabinet kõige tähtsam ruum või ei ole? No tahaks ütelda, et on, aga tegelikult ei ole. Miks ta peab kõige tähtsam olema? Kõige tähtsam on ikka see, kus muusikakoolis saab pilli õppida. Jaa, ütleme, et lähtume sellest, et direktor on ikkagi abipersonal selleks, et asutus saaks töötada. Kuna ma ise olen viiuliharidusega, siis mul on paar viiuliõpilast ka, et siis on näha, et siin on need viiulid millegi pärast rohkem kui
kui muid instrumente. Aga mängite siin toas siis ka? Jaa, meil on tunnid siin toimuvad isegi õpilastega. Ainult kui on vaja kontsertmeistrit saada, siis kolime ümber. Nii, nüüd oleme 2 tiiba. Tervist! Lähme siis ülesse ka või? Lähme vaatame kiiresti ülesse ka. Nii, see on nüüd viimased 15 aastat. Muidu elasid siin teisel korrusel katusel ainult huvid. Aga nüüd me oleme teinud, et siin tiivas toimuvad siis rühmatunnid. See on meie tšelloklass. Tšellod ja kontrabassid. Sellised, ma ei tea, kas teise korruse ruumi öeldi ärklituba või? Jäid võimalik. Ma võin eksida. Igastes söksed katusalused klassid. Ma vaatasin, siin majas on lift olemas. Jaa, õige nimelt on ta ikkagi ilma tõstuk. Kuna tal puuduvad seinad, tal on ainult platvorm, mis liigub üles alla. Siis seda ametlikult liftiks nimetada ei saa. Ma just mõtlesin, aga mõte on sama. Inimeste liigutamiseks või pillide liigutamiseks? Nii ühte kui teist. Aga ta on mõeldud tegelikult ikkagi inimeste liigutamiseks. Kui on ratastooli inimene tahab siia pääseda, kuidas sa muidu saad. Nii, ja siin toimuvad siis muusika ja lootunnid. Ja siin on vana ajalooline kõlar ka siis. Jaa. Raadiotehnika. Meie traditsioone austame. Muusika on ju konservatiivne ala. Kuidas õpilastel on, kas selline muusika ajalugu nagu liiga igav ei ole, tahavad rohkem pilli mängida või tuntakse selle ajaloo vastu ka huvi ikka? See on vale sõna, et ajaloo vastu tuntakse huvi. Pigem on see, et sa saaksid seda loomulikku intelligentsust muusikaga seoses, siis paratamatult sul peab mingisugune tausta ettekujutus olema, milles see muusika on arenenud või kuidas ta on arenenud. Ja kui seda ei ole, siis me elame ainult nii-öelda popimaailmas, mis on antud hetkel populaarne. Ehk see sama, mida me siin praegu õpime, oli omal ajal populaarne. Lihtsalt, et nüüd, et nagu tausta ka teada. Kuidas midagi on millestki tekkinud. Ja et oleks koht, kus saaks arutada, kui sa oled kusagil kontserdil käinud. Nii, siin on meie eelkool ja kõige väiksemad solfeetsoõpilased käivad siin tundides. Nagu näha, siin on vaip on maas, et saaks ka istuda ja põlvitada ja juttu rääkida ja mingisuguseid nooremate inimeste mänge mängida. Ja õpetaja Maire Teras ühtlasi õpetab ka plaatpille. Sellepärast on siin need kellamängud ja ksülofonid üleval. Ja kõige suurema solfeetso koormused saavad meil, see on lihtsalt rühmaklass, kus on toimuvad solfeetso tunnid. See on kõige klassikalisema õpperuumi mulje jätab. See on jah, nagu igas koolis enam-vähem klassiruum. Need kaisuloomad siin on nüüd õpilaste kaasa toodud või? Vot sellel ma jään vastuse õlgu. Seda peaks nüüd õpetaja käest enda käest küsima. Ma ei ole isegi selle peale tulnud, et seda tema käest küsida. Nii, võima tuleb lustu panna. Nii, ja nagu näha, siis on meil siin üleval on veel kaunis kammersaal, kus pärimuspillide õpetaja Eva annab solfeetsot ja siis õpetab ka pärimuspille mängima. See on väga tore kammerlik saal. Siin saalis selliseid nii-öelda kontserte ei toimu? Toimub ja siis on ka arvestusi mingisuguse konkreetse pillirühma
arvestus on siit päris hea teha. Algselt on saal mõeldud 60 inimesele ja seda on ju iseenesest üsna palju. Kui nüüd mõtelda, et miks selline lahe disain on tehtud selle seinale, siis see lahe disain seisneb lihtsalt selles, et kõik, mida ei ole näha, on tegelikult tavaline silikaaatkivi, mis on taastanud selle sama ruumi kuju nii-öelda. Et see on nüüd see, mis on vanast ajast alles jäänud. See on lihtsalt välja toodud ja toonitatud. Aga väga kena on, mulle meeldib. Jaa, väga ilus. Nendes kappides on siis pärimuspillid ja õpetaja Eeva asjad. Igasugused löökriistad ja kastanjetid ja muud vidinad. Nii, see tähendab, et meie rühma tegevus suuremas osas toimub kõik selles tiivas. Ülejäänud on nagu individuaaltundide pärusmaa. Ja siis me jõuame nagu kaks maja, mõlemal on 2 korrust, aga kuna nad on omavahel natuke nihkes, siis me võime ütelda, et meil on 4-korruseline maja. Siin on meie harjutusruumid ja õpilased saavad siis siin viibida, kui tundi parajasti ei toimu ja maaliini buss näiteks läheb veel mõne tunni pärast, et siin on võimalik oma õppetegevust läbi viia. Ütleme, et see on meie kõige nutusem ala, et mida me peaksime veel natuke hubasemaks lastele tegema. Siin saab harjutada. Aknad on klaasist, et oleks aru saada, et kas sees toimub harjutustegevus või midagi muud. Et kui ei harjutada, siis on õigus ütelda, et vahetame kohad ära. Ma tahaks harjutada. Nii, ja see on meie kõige viimane saal, mis me nüüd korda saime. Me oleme selle üle väga uhked. Siit on kohe häälest tunda, kuidas tämber muutub. Mõlemal pool on kardinad. Meie pingutus on just sellel nimel, et ei oleks kaja. Siin saab teha bändiproovi elektriinstrumentidega ja puhkpilliorkester, kes võib siin rahulikult mürtsutada ja nendele ei hakka nii-öelda pea kumisema sellest mängust. Et see saal on ka täpselt selline, et inimene, kes ei ole muusikakooliga kuidagi seotud, et ega ta ei tea üldse, et siin sellised ruumid on. Ja. Ma vaatan kõiki ruume siin üllatusega neid saale. Aha. Pole kunagi käinud. Jah, nagu näha on meil siin enam-vähem perforeeritud jälle selle nimel, et see heli ei saaks nii lihtsalt põrkuda. Nii, siin on vahekoridor, kus eriti noored lapsed saavad valju häälega joosta, sest siin kajab nii hästi. Nii, ja mis meil veel on siin? Need kastid on siin kõik selline tehnika? Jaa, ütleme niimoodi, et see on ajutine. Me üritame sellest siit lahti saada. Nii, ja siin on meie noodikogu, ja mida me naljaga pooleks kutsume punanurgaks. Seal tagumises ruumis on meie noodid ja siis, jah, ongi noodid põhimõtteliselt. See, mis paberi peal saab edasi anda ja laenutada. Siin istub meie noodikogu spetsialist Tiiu, kes on ise muusikalise taustaga, võib mängida nii akordionit kui metsasarve, mida iganes, teha solfeetsotunde. Temast on meil suur abi, sest muidu me ei saaks lihtsalt asendusõpetajat. Kui keegi jääb haigeks, kus sa võtad asendusõpetaja. Aga õnneks meil on olemas Tiiu, kes aitab hädast välja. Noodikogu ruum on siis... No jah, siin on riiulid, kus on lihtsalt noodid sees. See on selline varasalg. Jah. Ja noodivarandus täis. Ja tema siis peaks teadma täpselt, kus midagi on? Jaa, kus juures teabki. Nii, siin meil on tihetöös koostöö Lionsitega. Niimoodi, et lubame Lionsitel siin oma reliikveid hoida ja oleme ka koosolekuid pidanud.
nagu teada, Lionsid on nagu suunanud oma tegevuse puudust või mitte isegi puudust, vaid erivajadustega lastele ja puudust kannatatud lastele samamoodi. Nii, ja nüüd me oleme selle ülemise korruse läbi käinud. Siis meil on ainult põrandalune muusika veel läbimata. Lähme vaatame sellega üle. Inglise keeles underground music. Kohe kindel termin selle kohta. Me väga undergroundi seal tegelikult žanrilises mõttes ei tee. Seal on ikka bändipoisid toimetavad rohkem. Kas siin majas on ka mingisugune, ütleme nagu elektroonilise muusika kas loomine või selline DJ tegevus toimub ka? See on meie kõige nõrgem külg. Ütleme, et ei ole. Meil on isegi mõned huvilised poisid ja lapsed küsinud seda, et nad tahaksid seda nagu õppida. Et no, Eestis näiteks Nõpp on niisugune kõva tegija. Jah. Et midagi taolist. Aga ei ole. Ma jään isegi vastuse võlgu, kas DJ-indusel on ka mingisugust akadeemilist tausta olemas. Ega kõrgmates õppeasutustes vist ka ei ole seda eriala. Ma tean, et on olemas pealinnas küll mingid DJ sellised koolid, aga need on ka pigem vist huviringid. Ja äkki on isegi Kuressaares tehtud DJ huviringi. Ja, miks mitte? Sest mõte on ju tegelikult selles, et meil on ju õpetajad selles mõttes taustaga, haridusliku taustaga ja selleks, et siin õpetada, olekski hea, et sul see olemas on. Muidu nagu ei saakski õpetada. Ja kui sind on viiulit õpetatud õpetama, kuidas sa siis seda DJ-indust tegema hakkad. Siin on meie bändiruum. Siin saavad noored endast looma välja lasta siis. Kui palju need bände on, kes siin toimetavad? Meil on praegu 2 ametlikku bändi. Bände on tegelikult rohkem, aga ütleme need, mis on endal nime teinud. Aga ütleme, et kui on mõni bänd, kes tegutseb Kuressaarest ka kusagil kaugemal, ei ole muusikakooliga seotud, kas mingi proovi võimalus on siin kuidagi, ma ei tea, ruumi rentida? Me oleme üsna pika hambaga selles suhtes, sest meil on ju siin bussijaamas on kohe noortekeskus on olemas, kus on ilusad bändiruumid olemas. Pigem on see, et kui on vaja stuudiot salvestuseks, siis võib rääkida sellel teemal. Sest meil on olemas stuudioruum. Meil on olemas stuudioruum, kus on olemas räkk ja siit räkist lähevad juhtmed mõlemasse ruumi, nii vasakule kui ka paremale bändiruumi. See tähendab, et seal on kusagil karp seina peal, kus ma saan mikrofonid sinna ühendada ja asi jõuab siia pulti kohale. Ja ka mõlemad saalid, nii kammersaal kui ka meie suur saal, kus me käisime, on võimalik nii-öelda salvestada seda tegevust, mis seal toimub. Kas sealt jooksevad ka kaablid nagu siia? Ja. Algselt siis, kui see 2010. aastal nagu see renoveerimine käis, siis meil õnnestus need trassid sinna tekitada. Kes siin majas on see mees, kes salvestusnuppu vajutab? Ivo Oksim. Nii, ja algselt oli mõte, et see ruum oleks trummiklassi päralt, aga trummarid on kolinud vaikselt ikkagi siia samasse bändiruumi niimoodi, et hoopis lauljad võtsid selle teema ülesse ja said selle ruumi endale. Nagu näha, õpetaja on siin kohe pildiga esindatud. Kairit. Ja siin saavad siis lapsed ennast oma tegevust jälgida. Lavalist liikumist, mis on ju väga oluline. Korralik peegel. Jaa. Siin toimub siis lauluõppimise tegevus. Ja ma arvan, et me oleme vist nüüd ringi peale saanud. Selliseid õppetegevusega seotud ruum enam ei ole. Ülend on tehniline, kus on huugavad igasugused ventilaatorid ja süsteemid. Muidugi seda võiks ka näidata. Ka see suvi oli korraks. Kui nüüd õues tulla, siis on näha, et siit tulevad nagu trepid alla, et see on nagu evakatsiooni väljapääs tegelikult. Aga kui tulevad need äikese vihmad, siis vaatad, kuidas loksupad selle koha peal vesi. Nii et Toomas ütles, et meil on see Kracheri tolmuimeja, mis tõmbab ühtlasi ka vett.
Õnneks oli Toomas õiges kohas, meie majandusjuhataja ja kitarriõpetaja. Ütles, ta tõmbas 10 ämbritäit vett ära siit ja jumal tänatud ei läinud siia ruumidesse edasi. Sinna me paneme selle paadi pilsipumba. Ja. Mis tõmbab kuivaks siis. Tulekski panna. Aga mis siis on erialadest kõige populaarsem siin koolis? Noh, aga seda võib ju küsida. Mis on? Ma arvan, et esimese korraga vastab ära. Klaver. Muidugi. Aga edasi tulevad juba erinevalt kas viiulid ja see aasta oli üks populaarsemaid, mida varem pole olnud, on trompet. Väga kihvt. Me olime meeldivalt üllatunud. Aga millest see tuleb, et trompet nagu populaarseks sai? Ei tea. Võib-olla ikkagi, kui elu ikka näitab see, et kui lapsed on millega kokku puutunud või midagi näinud, siis nagu tahaks seda saada ka. Järelikult Karlis on teinud tublit tööd ja ta on kusagil silma paistnud, et ka mudilased on märganud teda. Sest ainult ISIS-teemast ei piisa, laps peab ka ikka tahtma. Ja kes nüüd on video ära vaadanud ja aru saanud, et see on ikka maru vahva maja ja kõik, mis te siin teete, millal saab õpilasi siia tuua kooli? Õppeaasta lõpus on tavaliselt me teeme vastuvõtukatsed. See on seal maikuuses siis. Ja kuidas peab lapsevanem võib-olla, ütleme, valmistuma selleks, et laps tuua? Kas tal peab eelnevad mingid muusikalised teadmised ka olema või võib täitsa nagu... Ei, muusikalisi teadmisi iseenesest pole vaja, aga mida me vastuvõtukatsetel ikkagi jälgime on see, et kas laps viisi peab. Et kui sa ei ole viisipidaja, siis on väga raske ka pilli mängida, sest pill üksinda ei mängi. Võib-olla isegi need instrumendid, et kus sa vajutad ja tuleb õige hääl välja, siis on pigem, võib veel seda uskuda, et kui sul on hea rütmitaju, siis sa saad need kaks asja kokku panna. Et pill teeb ise häält, aga sa lihtsalt vajutad seda õigel ajal. Siis tuleb ka nagu muusika välja, eks ju. Aga kui näiteks mängid viiulit ja viisi ei pea, kui sul pea sees see meloodia ei teki, siis sa ei suuda seda ka läbi sõrmede instrumenti edasi kanda. Ja kui sa kuuled oma peas valesti, siis sa ei saa ka ennast parandada. No, siis on nagu, siis pole midagi teha. Aga kui juhtub niimoodi, et mina lapsevanemana tunnen, et minu laps peab kõige paremini viisi üldse, tuleb siia öeldakse, et ikka ei pea viisi, et siis on raske. Igat moodi on olnud. Siin on, selle kohta on isegi anekdoodid, et kui keegi tuleb koori laulu laulma, siis öeldakse, et jah, te olete väga tubli ja te sobite solistiks, aga kahjuks meie keskele te ei sobi, sest teie hääl hakkab eraldi kõlama meist. Aga täiskasvanud, kui ma tahan täna, ütleme, olen 35, tahan kitarri hakata õppima, on variant tulla? Teoreetiline ja praktiline võimalus on, aga kui see õppida tahtja saab aru, kui palju ta sellest maksma peab, et seda vald ei toeta, siis mõeldakse uuesti ja 2 korda. Sest ütleme, et meie ühe lapse kohatasu on 309 eurot, tegelikult kuus. Ja lapsevanem maksab sellest praegu 43. See tähendab, et 7 osa sellest õpingutest maksab kinni kohaliku omavalitsus ehk maksumaksja ja ühe osa sellest 7 maksab lapsevanem. No mis te arvate, on see odav või kallis lapsevanema jaoks? Aga kui nüüd kogu see osa 309 langeb inimese peale, siis kas 300 euro eest kuus on nõus? Kui te olete nõus, aga palun. Teine variant on, võtan YouTube ette ja hakkan sealt vaatama. No see on alati võimalik. Asi ongi selles, et ühel hetkel saab enda mõistus otsa. Sa YouTube'ist vaatad, proovid, aga enam ei tule. Mingi maani läheb ja siis läks abi vaja. Sest nüüd sul on olemas inimene taustaga, kes hakkab sulle seda eeltööd seletama, mida sa pead selleks tegema, et sa sinna jõuaksid. Ja kõige parema info siis saab kooli kohta kodulehelt kätte? Kodulehelt. Ja kui nüüd vastuvõtukatsetest rääkida, siis saab ka seda kodulehelt, aga me muidu paneme lehte ka. Facebooki ja kuhu iganes. Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.